Emil Rutiku, käisid Riigikogu majanduskomisjoni avalikul istungil, kus pidi toimuma arutelu Rail Balticu trassivaliku osas tehtud avaliku pöördumise üle. Mis mulje sulle kohal käinuna asjast jäi? No sinu küsimuses on juba see sõna sees, et pidi toimuma arutelu. Ehk siis vaata, me oleme ilmselt unustanud üheskoos ära inimesed, kodanikud, et mis asi see arutelu üldse on, et mismoodi see toimub, mis selle tulemusena peaks juhtuma. Et arutelu tulemusena juhtub, et mõlemad pooled saavad nii-öelda enda öeldu põhjal mingisugused uued kvalitatiivsed otsuse muutused. Aga ei midagi. Mõlemad pooled ja jällegi pooled, see on väga huvitav nüüd märkida ära, et see retoorika on pidevalt olnud hästi jõuliselt nii-öelda vastandumise eesmärgiga, et on olemas pooldajad ja siin on vastased olemas. Mitte keegi ei ütle meie avalikus meediaruumis seda, et need on parema nii-öelda versiooni poolt või nad on selle arukama versiooni poolt või nad on Eestile kasulikuma versiooni poolt. Nad on vastased. See on juba selline hea, ma arvan, et eelmise riigikorra nii-öelda mängumaade juurde käiv selline põhimõte, kuidas see tehakse. Ehk siis arutelu oli nii, et üks pool sai, ehk siis need, kes pooldavad Tartu versiooni, mis tähendab seda, et see on tunduvalt vähesem vaeva kahju ja rahalise nii-öelda majandusliku kahjuga, ka ülalpidamiskulud on paremad, see hoiab Eesti nii-öelda raudtee alles. See on hästi palju positiivset poolt. Ja siis nüüd rääkisid nii-öelda need, kes on kogu aeg saavad meie nii-öelda põhimeedias seda ruumi, et rääkida seda sama mantrat, et kuulge, mis te siin nüüd mõtlete, niimoodi ei ole, ärge. Ja nüüd mõlemad pooled saad rääkida justkui, ja siis järsku lõpus keegi võtab kätte, ma isegi ei mäleta, kes see oli, ja lihtsalt sõimab ühe poole praktiliselt näo täis. Võt just selle kohta ma tahtsingi küsida, et kodanikeühenduste esindajad tõusid majanduskomisjoni liikme Toomas Kivimäe väljaütlemiste peale ju püsti, eks ole, ja olid sunnitud saalist sisuliselt lahkuma. Et mis siis täpselt ikkagi see ajend oli või mis seal siis nagu juhtus? Ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis see hea tava, ma ei ole kunagi varem käinud selles komisjoni töös osalenud, et hea tava näeb ette, et kuulatakse mõlemad pooled ära. Ma leian nii vähemalt. Ma usun, et need asjad, ütleme, viisakas keskkonnas peaks niimoodi käima, seal, kus on inimesed üksteise mõistmisest, tunnetes, arusaamades, põhimõtetes nagu hoolivad või vastastikused nii-öelda mõistvad. Aga momendil, jah, ma ei tea, kes see nimi on, aga vaikus ja siis järsku ühe korraga tooni muutus, tohutu niisugune agressiivne pealetung ja kasutatakse jälle retoorilisi neid sõnu, miks te hirmutate. Rääkida kõva häälega, rääkida niimoodi teisele, et kuule sina, ja siis öelda selle sees, et miks sina hirmutad. See on väga, ühesõnaga, inimestel nagu tekkis see mulje, et aga miks me üldse siia tulime? Kui reaalselt selle tagajärg oli ainult see, et te ei oleks pidanud siia tulema. Kes te sellised olete? Ja ma tuletaks veel kord meelde, et mis on hästi sisuliselt hästi oluline. Otsuse võtab vastu väike rühm inimesi. Vastutuse aga jäävad kandma kõik inimesed. Võt selle otsustuse juurde tulekski nüüd, et transpordi- ja logistika eksperdid ju tegid siin pöördumise, aga kui võtta ka arvesse see sama istung, mis seal toimus ja need seal kõlama jäänud üsnagi demagoogilised avaldused siis Rail Balticu esindajate poolt, siis tekib küsimus, et kas sellesse projekti on üldse kaasatud asjatundjad või ongi võetud sinna ennekõike sellised raiskamise asjatundjad. Mis mulje sulle nii jäänud? See oli küsimus iseenesest hea, kas raisatakse. Eks see tegelikult ju kogu see nii-öelda Tartu trassi pooldavate hulgas olevad spetsialistid, oma alla tipud, need just ongi see, et need numbrid, mis nad välja käivad, need on reaalsed, need põhinevad millegil, mis siis tuleb sellest, et need inimesed teavad oma tööd, teavad oma spetsialiteeti. Nüüd teine pool kogu aeg ajab mingisugust ümberringi, kui sa numbrid konkreetselt küsid, siis öeldakse, et 9000 inimest praeguseks ületab iga päev Ikla piiri. Lihtsalt 9000 inimest. Kus need on, kes need on, kas need on, kes käivad Lätis viina järel või tulevad tagasi kohe.
Ehk siis selle sama numbriga ja nüüd antakse märku kõigile, et need hakkavad sõitma nüüd selle rongiga. On ju? Nii. Järgmine siis öeldakse, et kuidas me kõik koos nutsime siis, kui vulkaan Islandil purskas. Et meil on vaja raudteed selle jaoks, et kui vulkaan hakkab purskama, siis kõik saavad ilusasti sõidetud. No jällegi, ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada. See ei ole nali, see on püüe või oskus viia, tähendab sellest sisust jutt kõrvale. Ehk siis jällegi ilmselgelt õpitav asi, et kuidas nagu tähelepanu kõrvale juhtida. Ja inimesed, kes peaksid teada saama, mis siis selle taga tegelikult on, kelle isiklikud huvid, kelle ärihuvid, kelle sealt välja ei kosta. Ehk siis tekitatakse müra, mille käigus siis nii-öelda inimene pimestatakse. Ütleme lihtsalt, et inimene kaotab ära selle, aga miks te vastu olete? Inimene küsija, mis siis selle Tartu nii-öelda liini kasulikkus on. Ja siis ta hakkab nagu uurima, et ahaa, sellepärast on see kasulik. Ahaa, nii palju on need numbrid. No ühesõnaga, ma arvan, et momendil see käik reaalselt tekitas pigem veelgi tugevamat vastupanu, veelgi tugevamat nagu arusaamatust, veelgi tugevamat mõistmist, et lihtsalt sõidetakse üle. Ja lõpetuseks küsiks su käest, et sellise üldinimikust vaatepunktist või talupoja tarkusest johtuvalt, et kui meil on 2 raudteetrassi lõunasuunal, mida mõlemad subsideeritakse tegelikkuses tänas, et kas 3. marsuudi sinna kõrvale ehitamine, kui loogiline see üldse tundub? No jällegi, ega nad keegi ei ütle, mis reaalselt hakkab toimuma nüüd kõikides nendes suundades, mis praegu on. No mis Kohtla-Järvel, Narva, et mis selle raudteega saab. See on hästi kummaline, eks ole. Jällegi, kuidas hämatakse. Kuidagi puhtijuhuslikult tulevad need NATO tangid meile kohale. Aga öeldakse, et meil ei ole ühendust Euroopaga. Aga tulevad kohale need raudteega miski pärast. Okei, nüüd ilmselge on see, et ühendatud anumate põhimõte. Kui kuskile läheb raha ära, siis ilmselgelt kuskilt see kaob. Praeguseks on juba meie veod on nii väiksed. Lugege, kui kellelgi on võimalus, siis 23. jaanuari Stolitsa, kus juures venekeelne leht, majandusteadlane, kes näitab ära, neid kaubavoogusid ei ole ega ei tule. Juba praeguseks on need suunatud mööda Valgevenest otse üles Piitrisse ja nii edasi, nii edasi. Ja selle taustal nagu kogu aeg rääkida, et küll nad tulevad, et me võtame ära veokijuhtidelt, me võtame laeva pealt ära, et soomlased annavad meile omad kaubad. Soomlased veavad odavamalt. Nad veavad oma laevadega. Ja jällegi seda rääkida, et ei, küll me oleme oma raudtega praegu miinustes, miljonites. Et mismoodi nüüd me ei saa lõppude lõpuks tariifi alla lasta. Ehk siis, mis ma tahan öelda, sisus on inimesena, ma mõtlen, et kui see kõik on, ütleme, inimeste arvelt, järelikult see inimesele alles läheb õhuemaks. Igal juhul. Kas see on sotsiaalis, kas see milleski muus, tervishoius, hariduses, ükskõik kus. Ja see on nagu ilmselge. Ja nüüd, et kui inimesed seda nagu teadvustavad, et ahaa, kas tõesti, siis võib-olla toimub ka mingisugune nihe või arusaamade arvestamine. Ja veel küsimuse lõpuks, et me ju oleme kõik ilmselt näinud pilte nendest mahajäetud omaegsetest olümpiakeskustest, mis on umbrohus, roostetavad, lagunevad. Et kas õnnestub Rail Baltica peatada ennem või on meil tõesti siin 20-30 aasta pärast samasugused raudteekolossumid, mis roostetavad, lagunevad? No see kõige ilmsem ongi see, et meie enda raudtee kindlasti jääb selles osasse, kus enam lihtsalt ei leita raha. Öeldakse, raha ei ole ja sinna ta jääb ja laguneb. Ehk siis selle rajooni või ütleme selle ümbruskonna inimesed, mis on kultuuriliselt, ajalooliselt välja kujunenud. Jah, ütleme, me kõik oleme sõimanud ju Sotšid, et kui jube see kõik oli, vaadake, mis Rios on. Ehk siis olümpia on võib-olla tõesti ekstreemne, 4 aastat tehakse mingisugune suur ehitis, et kas see jääb. Jah, jällegi räägitakse seda, et just kui need Tartu trassi pooldajad, et need on tagurlikud, nad ei taha, et me oleksime veelgi eurooplasemad. Et vabandage väga, meil on kõik võimalused nii praegu kui edaspidi, kui me hoiame eelkõige oma inimest
kellel on piisavalt vara selle jaoks, et Euroopas käia ja olla. See on nagu see esmasem. Mitte see, et meil on mingi super asi, aga inimesed lihtsalt ei ole võimelised. No meil vist on 700-800 aastat üritatud sinna Euroopasse moel või teisel taguda, et olekski vist tõesti aeg minna tagasi oma juurte juurde ja näidata, et kes me oleme ja mis asja me siin ajame. Mina kogu selle, vaata, ma ei ole ka nende kõikide asjade spetsialist, aga ma lähtun sellest, et need inimesed, kes mulle räägivad nendest numbritest, nad ütlevad, kuidas see meile on kasulik. Seal nagu ei peakski midagi olema. Me peame lähtuma eelkõige kasulikkusest, nii sotsiaalsest, nii kultuurilisest, nii varalisest. Kogu lugu. Tänud, Emil, ja edu